Venemaal räägitakse üha valjemini Balti riikide ja Soome ründamisest. Ja juba täna on lisaks valjudele avaldustele ilmunud mitu Venemaa võimude sammu, mis viitavad sellele, et Kreml valmistub tegelikult sõjaks Euroopa vastu. Venemaa Föderatsiooni riigiduumas võeti ametlikult vastu seadus, mis lubab Vladimir Putinil kasutada Venemaa relvajõude. Mis tahes riigis, kus venelased on arreteeritud või neid taga kiusatakse. Ja see on üks põhjusi relvastatud agressiooniks Euroopa vastu. Samal ajal teatas Vladimir Putini õukondane Sergei Shoigu võimaluses kasutada ÜRO põhikirja artiklit 51 enesekaitseks Soome ja Balti riikide vastu. Seoses väidetavate Ukraina droonide ülelendudega nende territooriumi kaudu Venemaa ründamiseks, kuigi see on täielik võltsing, sobib see, nagu öeldakse, casus belliks. Samaaegselt avaldas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium nimekirja Euroopa ettevõtetest, mida ta peab seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks seoses Ukraina droonide komponentide tootmisega. Lisaks juhivad eksperdid üha sagedamini tähelepanu sellele, et Venemaa on valmis alustama Balti riikide vastu hübriidsõda, et kiirendada Balti riikide poolt Ukraina allaandmist. Võtame kõik need argumendid kokku ja arutame neid. Minu nimi on Aleksei Pitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Olen teile selle eest väga tänulik. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Pitchi News, link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Niisiis, Venemaa käivitab aktiivselt erinevad infooperatsiooni komponente, et valmistuda sõjaks Balti riikide vastu. Alustan viimastest uudistest. Sergei Shoigu, endine Venemaa Föderatsiooni kaitseminister, teatas hiljuti võimalusest, et Venemaa kasutab ÜRO põhikirja 51 artiklit enesekaitseks Soome ja Balti riikide vastu. Seoses väidetavate Ukraina droonide ülelendudega nende territooriumi kaudu, et rünnata Venemaad. Toon Sergei Shoigu tsitaadi. Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Soome ja Balti riikide kaudu viiakse läbi Ukraina droonirünnakuid Venemaa vastu. Kui nimetatud riigid teadlikud võimandavad oma õhuruumi kasutamist, siis rahvusvahelise õiguse kohaselt rakendub ÜRO põhikirja artikkel 51, mis käsitleb riikide võõrandamatut õigust enesekaitsele relvastatud rünnaku korral. See on väga oluline avaldus. Sest see on sisuliselt võltsitud casus belli Balti riikide ründamiseks. Lugu väidetavast Ukraina droonide lennust läbi Balti riikide Venemaale rünnakute korraldamiseks. Mäletate, seesama Ust-Luga ja Primorsk. See on võltsing. Venemaa ise mõtles selle lennu välja ja ise levitab seda kui casus belli, et eskaleerida olukorda Euroopa vastu. Siin peatun ma veel kord põhjalikumalt. Me oleme seda teemat juba varem arutanud ühes eelmistest saadetest, aga vaatame selle veel kord üle. Shoigu väidab, et Balti riigid annavad väidetavalt oma õhuruumi selleks, et Ukraina saaks teiselt poolt ümber lennata. Saadeti teele oma droonid, need lendasid üle Balti riikide ja just sealt Balti riikide poolt rünnati Venemaa Föderatsiooni Leningradi oblastit. Ja märtsi lõpus, tuletan meelde, ründasid Ukraina droonid massiliselt Venemaa sadamaid Leningradi oblastis. Eelkõige Ust-Luga ja Primorsk. Just siis venelased mõtlesidki välja selle legendi, et Ukraina droonid väidetavalt lendavad läbi Balti riikide, et rünnata Venemaad. Ja selleks, et näidata, kui rumal ja primitiivne see võltsing on, kasutan ma just Venemaa ametlikke allikaid. Ma ei hakka laskuma mingitesse superuurimistesse, ma lihtsalt toon välja info, mida venelased ise avalikult levitasid. Kanal Dronbomber visualiseeris, kuidas päevadel, mil rünnati Ust-Luga ja Primorski sadamaid, kujules õhuhäire Venemaal 23., 24. ja 26. märtsil. Nendel videotel, mida te kohe näete, on selgelt näha, millises järjekorras ja millises järjestuses Venemaal õhuhäired käivitusid. Ja kus käivitusid õhutõrjesüsteemid? Just neil öödel, kui rünnati sadamaid Leningradi oblastis. Nii et kui Ukraina droonid ei lennanud läbi Venemaa territooriumi, vaid lendasid Venemaale läbi Balti riikide, siis tekib küsimus, miks Venemaal hakkasid õhuhäired tööle alates Ukraina piirist ja liikusid järjekindlalt edasi just sinna Leningradi oblastisse.
mida täpselt Vene õhutõrjesüsteemid oma oblastite kohal alla tulistasid? kui väidetavalt lendasid sel ajal droonid hoopis kusagil seal Balti riikide kohal. Miks kõlas õhuhäire just nendes piirkondades, mille kohal Kremli versiooni järgi droonid üldsegi ei lennanud? Ja mis kõige huvitavam, miks see õhuhäire viib ideaalselt otse Leningradi oblastisse, kus samadel kuupäevadel toimusid reaalsed tabamused? Aga tuleb mõista, et eskalatsioon Kremli poolt on järjekindel ja siin tuleb sündmuste ahel kokku panna. Kreml keerutab järk-järgult eskalatsioonispiraali Balti riikide suhtes. Täna teatab Šoigu, et Venemaa võib kasutada ÜRO põhikirja 51 artiklit enesekaitseks, et rünnata Balti riike ja Soomet. Alles eile avaldas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium nimekirja Euroopa ettevõtetest, mida ta peab seaduslikeks sõjalisteks sihtmärkideks seoses Ukraina droonide komponentide tootmisega. Ja edasi tsiteerin Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi ametlikku avaldust. Olemasoleva teabe kohaselt võtsid mitme Euroopa riigi juhid 26. märtsil 2026 vastu otsuse suurendada droonide tootmist ja tarnimist Ukrainale, et rünnata Venemaa territooriumi. Peame seda otsust teadlikuks sammuks, mis viib sõjalis-poliitilise olukorra järsu eskaleerumiseni kogu Euroopa mandril ning nende riikide hiilivaks muutumiseks Ukraina strateegiliseks tagalaks. Välja kuulutatud stsenaariumite elluviimine viib ettearvamatute tagajärgedeni. See tähendab juba sellist ähvardust, et kui Euroopa on muutunud Ukraina tagalaks, siis on see samuti lahingutegevuse tsoon ja venelased ähvardavad seda samuti rünnata. Ja nii ongi. Kremlis mindud üle Euroopa vastu suunatud otseste löökide ähvardamise faasi. Nüüd ei ole need enam lihtsalt mingid ähmased ähvardused. See on konkreetne nimekiri. Venemaa Föderatsiooni kaitseministeeriumi nimekirjas on 21 ettevõtet 12 riigist. Need on Suurbritannia, Saksamaa, Taani, Läti, Leedu, Holland, Poola, Tšehhi, Hispaania, Itaalia, Iisrael ja Türgi. Isegi Türgi, kujutage ette, kuidas sellele reageerib Recep Tayyip Erdogan. Ja siin on oluline märkida, et üldse on raske aru saada, millist loogikat venelased järgivad, kui nad seda nimekirja koostavad. Sest nimekirjas ei ole näiteks paljusid ettevõtteid, kes on avalikult teatanud koostööst Ukrainaga droonide tootmisel. See tähendab, et seda ei varjatud üldse. On ilmne, et see on oht. Aga see on juba otsene oht Euroopale. On arusaadav, et just neid Venemaa kaitseministeeriumi nimekirjas olevaid objekte vaevalt rünnatakse otseselt. See on pigem sihtmärkide nimekiri diversioonideks. Ja mis kõige tähtsam? Eelmisel päeval võttis Venemaa Föderatsiooni Riigiduuma esimesel lugemisel vastu seaduseelnõu, mis võimaldab kiilaka haisva diktaatori Vladimir Putini otsusel, tõmbame maha, Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini otsusel kasutada Venemaa relvajõude välismaal venelaste kaitsmiseks, kes on sattunud kohtuliku tavakiusamise alla. Teisisõnu, kui mõnda venelast mõnes teises riigis kohtusse antakse, siis saab Putin sinna väed saata, et teda kaitsta. Seaduse muudatused pakuvad Venemaa Föderatsiooni presidendile, tsiteerin, õigust kasutada relvajõude ekstraterritoriaalselt Venemaa kodanike kaitseks, kes on arreteeritud, kinni peetud või kelle suhtes toimub kriminaal või muu menetlus välisriikide kohtute või rahvusvaheliste kohtuorganite otsuste alusel, milles Venemaa ise ei osale. Ja kes oleks võinud arvata, et selle eelnõu koostas Venemaa Föderatsiooni kaitseministeerium. Ja see sobib suurepäraselt õigustamaks vägede saatmist Balti riikidesse venekeelsete kaitseks. Teisest küljest tunnistavad eksperdid juba, et Vladimir Putin on tõesti nii väga rahvusvahelist tribunali kartnud, et üritab juba ennetavalt ähvardada. Jutt võib olla tribunalidest, mille loomist algatavad üksikud riigid või rahvusvahelised ühendused Venemaa kriminaalvastutusele võtmiseks. Eelkõige Vladimir Putinit Ukraina vastu vallandatud provotseerimata verise sõja eest. Teised aga arvavad, et nii soovivad venelased seaduslikult kehtestada varilaevastiku laevade kaitse. Samal ajal räägib Kreml üha enam sõjast Euroopaga ja seda ei saa kindlasti eirata. Seetõttu arutamegi selliseid teemasid sellel YouTube'i kanalil. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldid nuppu. Kui see saade oli teie jaoks huvitav ja kasulik, olen tänulik teie toetuse eest selle kanali tööle.
seda saab teha rahaliselt, kasutades mis tahes annetust või tasulist tellimust selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või sellel ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen tänulik teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!